Viimased uudised New Yorgi linnapea väidetavatest juriidilistest pingutustest, et Benjamin Netanyahu tema saabumisel USAsse arreteeritaks ning sellest tekkinud pahameelest ja tabajärgedest. Septembris. Nii et Iran Mamdani sammud on sattunud selge takistuse otsa, kuna president Donald Trump selvitas, et Iisraeli peaministrit ei arreteerita Ühendriikides viibimise ajal mingil moel ega kujul. Nüüd, paljud kritiseerivad Mamdanit tema poliitilise triki pärast, kuna ta väitis hiljuti, et räägib nende juriidilise osakonnaga väidetavalt seoses rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärusega, mis on välja antud peaministri vastu Iisraeli tegevuse eest Gazas. Netanyahu peaks 2 kuu pärast ÜRO Peaassambleel kõnelema. Iisraeli peaministri büroo kritiseeris teravalt linnapea samme, nimetades rahvusvahelist kriminaalkohut ka kängurukohutuks, millel puudub pädevus ameeriklaste või iisraellaste üle. Rohkemate reaktsioonide saamiseks on mul hea meel tervitada Danny Danonit, Iisraeli suursaadikut ÜRO juures, kes liitub meiega nüüd New Yorgist. Suursaadik, suur tänu teie aja eest. Kas tegemist on poliitilise triki või poliitilise teatriga? Kuidas hindate Zoran Mamdani püüdlusi Benjamin Netanyahu vahistada lasta? USA ei ole isegi rahvusvahelise kriminaalkohtu liide ja linnapeal lihtsalt puudub volitus kedagi arreteerida või selleks korraldust anda. Vähemalt tundub selge, et probleem on olemas. Mis on teie arvamus? See on kindlasti poliitiline trikk, alusetu avaldus. Kõik teavad seda. Mamdani ise teab ka, et tal puudub jurisdiktsioon. USA ei kuulu rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. USAs ei kehti ükski vahistamismäärus. Lisaks on ÜRO ja USA vahel kokkulepe, mis võimaldab juhtidel tulla ÜRO-sse kõnelema. Ma võin sulle anda pika nimekirja juhtidest, tead küll diktaatoritest, kes on tulnud ja neid võrreldakse peaministriga. Mahmoud Ahmadinejad tuli ÜRO-sse kõnelema. Muammar Gaddafi, Yasser Arafat. Nii et see on lihtsalt etendus. Majo Mamdani tal olid omad probleemid. Kahjuks ta ei suuda täita oma kampaania lubadusi. Nii et selle asemel, et tegeleda tasuta busside, tasuta majutuse ja taskukohase eluasemega, ta süüdistab Iisraeli, ta ründab Iisraeli. Ja kui keegi tuleks arreteerida, siis tuleks arreteerida Majo Mamdani ennast. Ja ta õhutab vihkamist. Ta õhutab vaenu juudi organisatsioonide vastu, nimetades neid, teate küll, tumedad jõud. Koletised. Ta tegelikult kiidab Hamasi terroriste, kes osalesid 7. oktoobril. Ja alles eelmisel nädalal ta saatis oma voliniku kohtuma Iraani suursaadikuga ÜRO juures. Alles viimasel hetkel. Selle kohtumise tühistas välisministeerium. Nii et ma arvan, et sa peaksid keskenduma oma ülesannetele linnapeana ja jätma välispoliitika nende inimeste hooleks Washingtonis, kes meiega tegelevad. Suursaadik, kui vaadata eriti seda toetust, mida kogu see teema on saanud president Donald Trumpilt endalt, ta postitas sotsiaalmeediasse, et Benjamin Netanyahu võitleb Iraani Islaamivabariigi vastu, mis tappis hiljuti 52 000 süütut meeleavaldajat. Need on USA presidendi sõnad ja ta jätkab öeldes, et on viimased 47 aastat tapnud Ameerika sõdureid ja teisi, rääkides muidugi Iraani režiimist. Miks Zoran Mamdani ei kritiseeri maailma liidreid ja neid, kes keskenduvad terrorirünnakutele üle maailma? Selle asemel keskendub ta just Iisraelile ja peaministrile. Peate temalt küsima, miks ta seda teeb. Teate, kahjuks arvasid mõned, et ta jätab oma vihkava retoorika kõrvale pärast valimistel võitu, aga nii see pole. Ta jätkab sellele. Ja nagu ma varem ütlesin, ta suhtleb tegelikult Ameerika Ühendriikide vaenlastega. Teate, ma ei oota, et ta esindaks Iisraeli. Me ei taha teda. Meil pole teda vaja Iisraeli esindama. Aga ta suhtleb tegelikult Ameerika rahva vaenlastega. Ja ma arvan, et paljud ameeriklased on nördinud, nähes, kuidas New Yorgi linnapea asub iraanlaste poolele ja ründab demokraatiat, mis kaitseb samu väärtusi, mida me jagame Ameerika rahvaga. See on häbiväärt, aga ma tean, et see on lihtsalt trikk, see ei vii kuhugi. Eile rääkisin ma Peaassambleel ja ütlesin oma kolleegidele. Mul on teile uudiseid. Peaminister Netanyahu tuleb siia hoonesse septembris. Ta peab siin sellel kõnepuldil kõne ja kaitseb Iisraeli riiki, hoolimata sellest, mida linnapea ütleb. See võib tõesti nii olla, suursaadik, aga mis on teie arvamus?
kui kahjulikud on need reklaamitrikid, olgu need siis alusetud süüdistused või mitte. Pealkirjad keskenduvad Iisraelile, mitte New Yorgi sisemistele probleemidele ega ka ülemaailmsetele probleemidele. See on väga kahjulik. Teate, ma ei muretse peaministri pärast. Me oleme tugevad, me tunneme seadust. Aga ma mõtlen juutidele, kes elavad Ameerika Ühendriikides, kes elavad New Yorgis ja nad näevad linnapead. Teate küll vihkamist õhutamas. Teate küll, antisemitism on tõusuteel. Selle asemel, et sellega tegeleda, ta suhtleb kurjade jõududega, kes õhutavad vihkamist. See ongi probleem. Teate küll, üldine tunne on, et juhtkond ei keskendu sellele, mida nad peaksid tegema, ehk tagama New Yorgi elanike turvalisuse. Me kindlasti jälgime seda, see on tõepoolest murettekitav olukord. Hindame teie aega, reaktsiooni ja mõtteid suursaadik Danny Danan otse New Yorgist. Aitäh, et olite meiega saates The Rundown. Suur tänu!